Tere kõigile Delfi erisaate kuulajatele. Tänase saate teevad sporditoimetuse juht Gunnar Leheste ja sporditoimetuse reporter, toimetaja Madis Kalvet. Räägime Tõnis Sildaru kohtuasjast, eilsest otsusest, mis sellest kõigest järeldada, mis saab edasi ja mis see otsus üldse endast kujutas. Küsimusi on võib-olla rohkemgi kui vastuseid, segadust veel rohkem, aga püüame täna selle poole tunni jooksul mingi selguse luua. Madis Kalvet, sina oled vast Eesti ajakirjanikest kõige rohkem, mitte vast, vaid see on fakt, kõige rohkem seal kohtupinki ka ise nühkinud seal tagareas külaliste ja meedia tribüünil. Meenuta palun võib-olla algust, et kus see kõik pihta hakkas ja millal esimest korda kohtus istuti? Tere hommikust. Esmalt pihta hakkas ta 2019, et 2019 kevadel tuli ju Kelly Sildaru veel rennisõidus maailmameistriks ja siis 2019 sügisel enam koos ei treenitud ja koos ei toimetatud, et sealt see asi laiali läks esmalt. Avalikus ette jõudis esmakordselt 2020 kevadel, äkki maikuus oli see, kui sai kirjutatud lugu sellest, kuidas siis maja vahetas omanikku, et läks Tõnise nimelt Kelly nimele ja et üldse perekond jagab asju kohtus. Esimene suurem pikem kohtusaaga oli siis seltsingu teemal, et kas oli siis seltsing või ei olnud, et kas lapse vara on ka perevara ja lõpuks oli kohus jõudis esmalt ju siis Harju maakohus, siis ringkonnakohus jõudis otsusele, et mingit asja nagu seltsingut ei olnud, et lapsevara on lapsevara ja seda jagama ei pea. Riigikohus seda toona menetlusse ei võtnud ja siis nüüd oli siis kohtus praegu Harju maakohtu tasemel omastamissüüdistus, millest siis eile, kus siis otsuse põhjal Tõnis Sildaru kuulutati süüdi ja siis määrati 2 aastat tingimisi. Sa kirjutad oma eilses loos ka selgitaja, mis sai miljonist, mida kohtus süüdi jäänud Tõnis Sildarult nõuti ja kui suur summa tal hüvitada tuleb. Sa kirjeldad seda atmosfääri, mis seal kohtumajas eile valitses, et see kohtuistung viidi väiksemas saalis suuremasse. Kirjelda, palju seal rahvast oli ja mis see meeleolu õhkkond oli? Kõigepealt oli see, et järgemööda inimesed sisse astus kõik vastu, kus me oleme täna mingi pallisaalis kuskil, et ruumi on nii palju. Et siin üks kolleeg ütles ka, et päeva suurim väärtus oli see, et saime teada, palju Eestis telekanaleid on, et põhimõtteliselt kõik, kes vähegi midagi kirjutavad või tellegust teevad, kõik olid kohal. Seal ikka 20 inimest, ma arvan, oli meedia esindajaid, pluss oli siis ka ju lihtsalt huvilisi vaatajaid mõlema leeri poole pealt. Sa kirjutadki, et seal oli kajastamas näiteks telekanalid, kes tavapäraselt spordivõistluseid ei külasta. Mis telekanalid need siis olid? Ega näiteks TV3 ja Kanal 2 sa ikkagi ju, ma ei tea, Premium-liiga mängudel ei näe näiteks, et selles mõttes pigem viide sinna suunas. Ei olnud päris sellist Tallinna TV ja seda ei olnud, et pigem ikkagi, kui me spordivõistlust räägime, siis pigem on ikkagi ju, ma ei tea, Delfi, Postimees, Õhtuleht ja RR käivad kohal, et seal rohkem telekanaleid ei ole tavaliselt spordivõistlustel. Tuldi kokku, tõusti püsti, kohtunik tuli saali, luges otsuse ette, mindi laiali. Põhimõtteliselt küll, jah, et see otsuse ette lugemine võttes äkki umbes 5 minutit. 6 minutit on meie Delfis video. See on vist alguses natuke see, kuidas saabuti ja nii. Ja siis loeti otsus ette ja siis tõusti püsti ja lahkuti, et meil siin püstorreporter Kaspar Ruus ka lippas Tõnisele järgi seal ja sai ka lühikese kommentaari kätte, et ja edasi oligi, et Kelly Sildaru advokaat Silver Reinsaar ja siis prokurör Leelet Kivio jäid sinna ka veel pikemaid kommentaare andma, et kes siis tahtsid nendele siis nemad oma versiooni ja oma tausta ja mis nad teadsid rääkisid. Miks Kelly Sildarut kohtus jäänud? Ma saan, et ta on kuskil, kas äkki Strasbourgis mingi seminaril või midagi siukest, et ühesõnaga muud kohustused olid talle. Ja Tõnis Sildaru kõrval, nagu praktiliselt kogu selle kohtusaaga jooksul oli Henri. Jaa, Henri oli ka kohal, et jah, nagu tavaliselt, ta ikka on alati isegi nendel istungitel, kus nad on olnud, näiteks mingi Soomes või Sveitsis või kuskil nagu eemal, kus on video silla vahendusel olnud, et samamoodi on Henri ka siis alati kuulanud seal, et mida räägitakse. Millised pereliikmed veel paissid? Oli Kelly ema Liilian oli eile kohal ja siis olid ka Tõnise vanemad, ehk siis Henri ja Kelly vanavanemad olid kohal ja siis
oli veel nii-öelda sõpru-tuttavaid seal ja miks nad kõik olid tulnud? no ilmselt tahtsid otsust kuulata lihtsalt, et kes seal tuli nii-öelda omadele toeks ja eks see pigem vist, ma arvan, niimoodi käib. Räägime siis sellest otsusest 2 aastat tingimisi ja tsiviilhagi summas 211 207 eurot. See rahuldati ja justkui nagu tänase otsuse põhjal saab Kelly selle summa siis endale. Aga seal on palju agasid. No selles mõttes jah, et seal on ju võib otsus edasi kaevata veel ja praegu on selles mõttes öeldi ka, et see summa jääb jätkuvalt seal nii-öelda külmutatuks seal konto peal, et seda keegi kasutada ei saa. Et praegu ta on nii-öelda justkui Kelly oma, aga otseselt veel tema käes see muidugi ei ole. Ja nüüd ongi ju Tõnis Sildarul on 30 päeva aega, et kas ta nüüd kaeb otsus edasi või kaeb otsust edasi. 30 päeva on see? No see on jah 6 aega tavaliselt on see otsus tegemise aeg, et ei pea kohe nii-öelda uksest lahkudes uut sisse andma. Kuidas tunne on, kas ta kaebab? No selles mõttes eile need inimesed, kes seal kohtumajas olid, need juba, ütleme nii-öelda ka kui eraviisiliselt midagi rääkida, et kui otseselt ega keegi ju asju võib otse välja öelda ei taha, aga pigem nagu oli eeldus see seal, et otsus kaevatakse edasi ja võib-olla läheb veel 2 aastat. Et samas selles mõttes seda arvamust on kogu aeg arvatud, et ükskõik kes kohtus nagu kaotab, et siis teine pool läheb ikkagi lõpuks nagu lõpuni välja. Täpsemalt heideti siis Tõnis Sildarule selles süüdistuses ette omastamist. Ta tegi süüdistuse kohaselt 7 aasta jooksul umbes 1 miljoni euro eest tehinguid oma tütre Kelly kahjuks. Ja siin on nüüd eilsest lõunast saati suur küsimus olnud lugejate, kuulajate huulil, et mis siis sellest miljonist sai, kui me räägime nüüd, et Kelly saab 211 207 tagasi, kus jääb ülejäänud nii-öelda 800 000. Selgita meile, Madis, ära. See miljon kokkuvõttes ongi see, et ju see on kuskilt ka varasemalt läbi käinud, et see periood on 2014 kuni 2019, et selle perioodi jooksul teenitigi umbes 1 miljon. Ja siis umbes sama see miljon siis ongi, et kuskil ta vaikselt liikus siia sinna, sama miljoni eest seal heiteti see maja on ju, mis näiteks praegu on Kelly nimel, et ilmselt nagu sealt miljonist juba siis maja väärtus kunagi hinnati just mingi 400 000 midagi, kui see omaniku vahetas, et sealt juba 400 000 on ju läks maha. Siis olid seal mingid summad, mis olid kantud Kelly kontolt Henry mingitele kontodele, mis siis, kui kohtuistungitel räägiti, et see oli, Lilian Talving tegi siis need tagasikanded, on, et selles mõttes, et mingid rahad juba kanti nagu tagasi ja siis seal osade summade kohta seal Silver Reinsaar mingis kohtuistungil ütleski, et osade kohta nad ei esitadki tagasinõuet, osad summad on juba tagasi saadud ja umbes 33 000 eurot jäi esitamata. No näiteks jah, ühes kohal oli seal mingid kohad olid veel, et pluss näiteks on ju seal MTÜ kontol on ju ka veel 100 000 midagi, mis tegelikult on ju ka on öeldud, et osa on nagu Henry raha, osa on Kelly raha, et seal vist ei ole ka täpselt seda piiri tõmmatud, et kellele ja kui palju on, et lõpuks on neid numbreid on palju, ridu on palju, erinevad liikumised on olnud ja lõpuks oligi see, et ju ega kohtus nõuti kant 211 000, et kui seda summat küsitakse, siis lõpuks on see kohtunik saa öelda, et kuule, aga maksa 3 korda rohkem, on, et nõue oli selline, nõue rahuldati ja täpselt nii oligi, jah. Sa ütlesid aastad 2014-2019, ma võib-olla kuulajale loen ette mõned olulisemad tulemused, mis Kelly sel perioodil saavutas. See oli ta, võib öelda, et kõige edukam ajajärk tema karjääris, kui me nüüd ei arvesta, et me siin Eestis medaliusku väärtustaks seda Pekingi pronksi, eks. Aga 2016 võitis ta oma esimese kuldmedali X-mängudel, tuubeldas seda aastal 2017 mõlemad pargisõidus ja 2019 veel kolmandatki korda. Tal on kokku 6 kuldmedalit, 3 neist on just sellel perioodil, lisaks on seal veel sellel perioodil 2 hõbemedalit, 1 Big Airis, 1 Superpipes ja 2019, selline väike pronks ka veel Big Airis. Et see oli väga edukas periood ja sealt see 1 miljon kokku tuligi. Auhinnarahad pluss sponsor. Põhimõtteliselt küll jah, et auhinnarahad pluss sponsordiilid, et ega oli näiteks Red Bull on siiamaani tema peamine toetaja, et ega nendes kohtast need summad kokku tulid, jah.
ja kui veel rääkida sellest süüdistuse sisust, siis üks sümbol ja mis on kõlama jäänud on seal, tehti ka sularaha väljamakseid. Meil on räägitud siin umbes 500 000 eurost sularahast, mis on selle aja jooksul välja võetud, aga kas need numbrid päriselt peavad paiku, sest me oleme saanud siin signaale, et kuskil on midagi tõlkes kaduma läinud. Jah, ütleme, et Kelly üks, nii-öelda siis, ma ei tea, lähiringi inimene eile õhtul kirjutas mulle, et kus see nagu 500 000 sularaha väljavõtmist nagu pärineb, et tema teada seda summa nagu nii suur ei tohiks olla. Samas ma vaatasin ka oma vanad kohtureportaažid üle, et siis selle samamoodi oli see 550 000 käis kunagi läbi. 550 324,24. No täpselt, jah. Ja siis toona kuvati neid väljavõtteid ka ekraanile seal ja siis tuli välja, et tegelikult mis oli ka, et mul kirjas siin, et arve ekraanil kuvadis jõud lõpuks selleni, et välja siiski võetud umbes 27 000 eurot. Võib-olla seal on mingeid asju kuidagi tõlgendatakse mingit moodi, aga ühesõnaga ka Kelly-Leeri inimestel tekkis ka küsimus, et kus see 550 000 sularaha nagu pärines, et nii palju vist nagu ei oleks tohtunud olla seda. Ja lisaks sellele sularaha väljavõtmisele, tuginedes praegustele faktidele ja ka see, mis kohtu pressiteates välja tuli, tehti ülekandeid enda kontole, ehk siis Tõnise kontole summas 404 340,03, millest tagastati 6244,87. Oled sa aru saanud, miks Tõnis neid kandeid tegi? Ta on öelnud, et kõik seda nagu perekonna ja Kelly hüvanguks, aga ma ei tea, kas sa nüüd spekuleerid või tugined Tõnise ütlustele, aga mis ta ise on selle kohta öelnud? No, ma ei tea, tuginemes sellele, mis ta kohtus ütles, ega kohtus ju räägivad inimesed vande all ja seal nad peaksid ikkagi rääkima nii nagu asjad on, et tema ikkagi väide oli ju see, et oligi seal, oleks ju maja ehitamiseks, et ehitas perele maja ja siis läks sportimiseks ja see kuskilt käis vist äkki läbi ka, et see periood, kus siis koos sporti tehti, et kogu kulu spordile oli äkki vist 400 000 eurot, midagi nagu sükast, et lõpuks on ju see, et mis eesmärgil ja kuidas, et see oligi lõpuks ju kohtu välja selgitada, et me ei ole ju tegelikult ju seda lõplikku täitu otsust veel näinud, et seda näeb alles 6 aja pärast, juhul kui edasi ei kaevata, et ilmselt ega need selgitused võib-olla seal on täpsemad ja konkreetsemad, et ega praegu ongi pigem ju spekuleeriv ja ongi see, et mida inimesed ise on öelnud, ega mul selles mõttes mingit sükast konkreetset siseinfot nüüd ei ole, et nüüd täpselt sellel eesmärgil sai need rahad kantud, et jah, ütleme, kohtus väideti nii ja ega mul midagi targemat selle kohta öelda ei ole. Seal kohtus käisid ka sellised mehed nagu Rainar Paavo ja Mart Nöps. Kohus jättis tsiviilhagi rahuldamata, nõudes Mart Nöpsi ja Rainar Paavo vastu. Kes on Paavo ja Nöps ja mis puutumus neil Kelly ja Henri Sildaru suusaklubiga oli? No nemad olid juhatuse liikmed ja nad olid siis, nagu kohtus öeldi, peretuttavad, et kes siis aitasid seda MTÜ-d siis käigus hoida, et ega nad, ma aru saan, et ega nad tegelikult ju reaalselt mingid tegevusi seal suusaklubis ju ei teinud, et nad olid lihtsalt juhatuse liikmed ja mis siis, ma ei tea, ülekandeid, toimetusi selle klubiga tehti, et seda ikkagi tegi ju Tõnis Sildaru, et tema oli ka siis selle klubi, ma ei tea, manager või mismoodi, ühesõnaga see on lihtsalt niisugune väljend praegu siin kohal. Et tegelikult tema ju ikkagi oli ju see, kes reaalselt nagu toimetas, ega Nõps ja Paavo siis ei olnud kuskil käsipidi juures, et see oli lihtsalt nagu kohtus kunagi selitati ka, et nemad siis et ühesõnaga kuidagi tundus niimoodi asja ajama mõistlik, et on keegi teine seal juhatuses. Päris suured kulud olid ka mõlemal osapoolel. Menetluskuludena mõistis Tõnis Sildarult kohus välja sundraha teise astme kuriteo toimepanemise summas 1419 eurot ning kannatanu Kelly Sildaru menetluskulud summas 95 235,93. 95 000. Tõnis Sildaru kriminaalmenetluse käigus tekkinud kaitsetasu summas 81 183,33 jättis kohus tema enda kanda. Me saime siis teada, palju tema advokaadid maksid. Põhimõtteliselt küll. Peaaegu 100 000.
No Kelly omad samamoodi. Ja ligemale 20 000 eurot jäi ikka Kelly enda kanda, sellepärast et ta pidi tasuma siis Mart Nööpsi ja Rainar Paavo tsiviilhagi menetlemisest tingitud kulu 18 130 eurot. Miks Kelly pidi kandma nende kulud? No ilmselt ma arvan, mõtlen ongi täpselt, meie otsust ei ole ju täismahus näinud, aga ma eeldan, et see võib-olla see, et kuna neil otseselt ei olnud mingit seost sellega, et see raha näiteks seal kontol kinni oli, ühesõnaga, et nemad ei teinud, ma eeldan, et põhjus on see, et nemad ei teinud nagu midagi valesti ilmselt selles olukorras, kohus leidis nii, jah. Mille tähendab lause, esialgu pidi kohus langetama vaid vaheotsuse, kuid tegelikult sai sellest lõppotsus? Nüüd te räägid siis sellest esimesest... See oli esimene... Jah, kui oli seltsingu teema. See ei puutu enam sellesse. See ei puutu enam sellesse, jah. Aga räägime sellest ka, mis Tõnis Sildaruga nüüd juhtuma hakkab või mis selle kohtuotsusega kaasneb. Võib-olla kõige põletavam küsimus on see, et kas ta reisida saab. Me konsulteerisime spordiasjades viimastel aastatel väga tugevasti sees olnud advokaadi Mart Parindiga ja sealt tuli välja, et üldiselt saab, aga USA viisat saades võidakse sellele kuidagi viltu vaadata. No jah, kui tema nii-öelda vastust siin vaadata, et see võib tõesti nagu nii olla, ei pruugi nii olla, et eks see iga juhtumit vaadatakse eraldi, et kas seal on nii-öelda siis kergendavaid asjaolusid või mitte. Muidugi on ka see, et kui Tõnis Sildaru otsus edasi kaebab, siis selles mõttes hetkel ei rakendu veel, et siis ta saab selles mõttes kõik samamoodi edasi toimetada, nagu ta see nii on saanud. Aga see nagu on jah, selles mõttes küsimus, et kui siin paljudel talispordialadel ju kogu karussell on Euroopas, siis freestyle'il on ju MK-etapp on USAs, X-mängude liiga, mis nüüd hakkab 4-etappiline olema, need on ilmselt enamus USAs, et sellega võib tekkida probleeme, ei pruugi tekkida probleeme, et jah, et kui juhtub nii, nagu eile seal kohtukoridoris räägiti, et tegelikult see saaga ilmselt kestab veel 2 aastat veel, siis üle 2 aastat ei pruugi mingi probleeme veel olla. Mida sa tead, millal Henri ja Tõnis peaksid kuhugi reisima hakkama? Ilmselt siin suvel, ma arvan, käivad Rootsis õhkpadja peale harjutamas, et seda nad eelmine suvi tegid päris palju ja ilmselt teevad see suvi jälle. No Euroopas reisimine on selline, lennujaamas viibutad oma seda pardakaarti ainult ja astud pardale, aga sa oled ise ka USAs käinud ja seal võidaks piiril natukene tõsisemalt juttu rääkida. No, eks seal on jah see, et sa ikkagi pead ju, kui sa seda estat taotled või samas on võib-olla nemad käivad äkki üldse viisaga, ma ei täpselt tea, mis pidi nad on käinud varasemalt, aga kui sa ikkagi ju mingi ankeeti näidad, ega seal igast asju küsitakse sinu käest, et mida sa oled teinud ja kas sa oled teinud ja seal ikkagi, nagu siin võib-olla ühe kolleegi juhtumist teame, et tasub alati tegelikult kõik täpselt ja konkreetselt kirja panna, et igasuguseid probleeme vältida, et kui kõik on ausalt kirjas, siis ma arvan, on alati võimalik igasuguse lahendusi ka leida, et kui hakata seal kuskil susserdama, siis võib muidugi probleeme tekkida. Ega need piiriametnikud ise ka guugeldavad, et see tuleb kohe välja. Ma arvan, et tänapäeval on see, passi sisse saad juba teha. Ma arvan, tänapäeval on see, et seal on on süsteeme, mis teavad meist rohkem, kui me iseendast teame, et selles mõttes ma arvan, jah, nii-öelda kuskil midagi varjata tänasel päeval võimalik ei ole. Aga kõik see asi on ju ikkagi veel esialgne, kuni pole edasi kaevatud ja võib juhtuda, et järgmised paar aastat ta saab muretult ikkagi oma elu edasi elada. Jaa, muidugi jah, et selles mõttes ju otsus ei ole ju tegelikult jõustunud ju. Ja et ongi, ta jõustub ju siis, kui 30 päevaks edasi kaevata, et siis ta jõustub. Kui edasi kaevatakse, siis läheb elu edasi, nagu ta siin ei läinud. Ja mis on minu jaoks võib-olla tähelepanuväärne ka nendest Mardi selgitustest, nagu ta meile kirjeldas, et kui me küsisime, et mida peaks Eesti sport praegusest otsusest õppima, siis ta rõhutas uuesti, et see otsus pole ikkagi veel jõustunud ja oleks ennatlik mingeid järeldusi siin teha ja ütles ka, et täna meil pole kindlust, kas maakohtu õiguslik käsitlus on see, mis lõpuks pidama jääb. Aga mida sinu arvates üldse kogu, ma ei tea, Eesti ühiskond, Eesti sport, kas või Eesti ajakirjanikud sellest saagast on õppinud? Mida õppinud? Ma arvan, et kokkuvõtte selle, see ju kogu see juhtum on ju
selle tõend, et meie sport ongi siuke õhuke ja siuke õhine põhine, et kui meil oleks, ma ei tea, oma freestyle'i koondis on ju, siis meil ei olekski veel seda juhtumit üldse, on ju, et sportlane läheks koondisse ja toimetaks seal ja ei oleks siukseid nii-öelda perevärke, et ma siin olümpial rääkisin ühe inimese, kes ka siis nagu oli seal freestyle'iga hästi tihedalt seotud olümpial ja siis jõudis ka selleni, et küsis, mis nagu sinu jaoks huvitavad selle ala juures, nagu on, mida sa teada said, põnevat on ju. Ja siis ta ütles, et täiesti uskumatu, et kui suured palgad on treeneritel seal spordialal. Ta ütles ka, et kui muidu mäesuusk on ju kõige rikkam taliala, et suusala üldse, et seal ju rahad liiguvad, kõike nagu on ja et isegi näiteks freestyle'i treenerid teenivad rohkem kui mäesuusa treenerid, kuigi freestyle on ala, mis näiteks fissile toodab miinust üldse. Et see ütles ka, et see on tegemist tihti alaga, kus siis nii-öelda löövad läbi rikaste riikide keskmisest jõukamate vanemate lapsed. Ja siis ongi see treenerite tasud lähevadki nagu üles seal ja siis ongi siuke riik nagu Eesti põhimõtteliselt, siis sul, ma ei tea, sel alal, kui meil koondist ei ole, tippu saadki jõuda siis, kui sul on, ma ei tea, isa pildiku öelda surmas Sõõrumaa või sul on siis, ma ei tea, vanemad, kes siin nagu siis veavad töö kõrvalt kuhugi mäele ja teevad sinuga asju, et kokkuvõttes ta näitab jälle minu meelest seda Eesti spordi sellist õhine põhisust või umbes see, et kui sa saad tippu jõudes, sa peadki ise seal kuskil rapsima, et kui meil oleks siuke korralik süsteem, siis me võib-olla ei räägiks siuksest probleemidest. Ma arvan, et ka teistes riikides on need pereprojekte oma jagu. Okei, Aileen Kuu on puhtalt Hiina süsteemi peale, on ju? No tema Hiina süsteemi läks siis, kui ta juba oli tegelikult tegija ja lihtsalt maksti nagu üle, et ega selles mõttes ta on ikkagi nii-öelda USA produkte. Et suurriigid saavad endale seda lubada, aga ütleme sellised Eesti, Šveits. Šveits ikka maksab ise ka seal kõvasti. Aga Eesti, Läti, Leedu sellised kandid, et ongi sellised mitmekesised mudelid. Ja nagu ta ütles ka seal Parin selles oma vastuses, et tegelikult selles mõttes tekitabki olukorra, kui ma ei tea, järgmine selline pereprojekt meil on ja ta muutub edukaks, et siis tegelikult juba pere sees peab hakkama neid asju läbi mõtlema, et mismoodi seda asja nagu siis ajada, sest et kui tehakse nii, et oleme koos ja teeme ja mingid siukesed, ma ei tea, allkirju paberil ei ole, et siis vabalt võib, ma ei tea, aasta-paari pärast samasugune asi nagu juhtuda, et hakatakse raha kohtus jagama, et pigem nagu see õppetund, ma saan aru, tema sõnul on ka ikkagi see, et kui noor sportlane muutub edukaks või vanema juhendamisel, siis asjad ikkagi ka pere seest tuleb ikkagi paberile panna ja kuidagi eelnevalt paika panna, et ei tekiks selliseid asju hiljem. Ma arvan täpselt sama, et lihtsam on teha asju nii, et kõik on korrektne, lihtsam selles mõttes, et tulevikule mõeldes ja isegi mitte siis, kui teie pere lõhki läheb või tekivad mingid lahkhelid, et ka siis, kui see noorsportlane saab täisealiseks ja mõtleb, et palju sellest nüüd temale võiks kuuluda, siis ei ole mingit sellist nurga taga suserdamist ja et kuule, me tegime seda kõik pere hüvanguks ja et teeme algusest peale, võib selle või kaasne mingid õiguslikud kulud, sest oma peaga ei peagi iga inimene sellest kõigest aru saama, et tuleb palgata mõni spetsialist. Et see on jah, selles mõttes tegelikult ju asi, mille peale ma arvan see kodus näiteks, kui sul laps hakkab äkki jube hästi laulma ja siis tulevad agendid, plaadilepingud. Jah, siis ma arvan, sa ei mõtle selle peale, et ma peaks nüüd lapsega mingi lepingu tegema. Ma ütlen, et kanna minu kontole, ma annan oma numbri. Et ega see on, ütlen, asjad on tegelikult võib-olla päris elus tihtipeale keerulisemad, kui esmapilgul nagu tahaks mõelda. Et jah, et seal ma arvan, nagu Parin ütles ka, et neid õppetunde ilmselt on tegelikult päris erinevaid ja päris mitmesuguseid siin. Lõppkokkuvõttes oli see kasulik, et kogu see saaga oli kohtus avalik? Kahe otsaga asi, ma ütleks. Ma arvan, kahe otsaga asi tõesti, jah, et võib-olla avalikkus sai nagu teada, avalikkuse huvi nagu sai selles mõttes nagu rahuldatud, nagu nägime, huvi oli tegelikult ju väga suur. Teine pool jälle see, et tagantjärgi, kas nad on nagu rahul sellega, et kogu see asi niimoodi nagu avalikkuses oli, et nagu ju ka prokurör ütles, et mõnes mõttes kaotasid mõlemad pooled sellega. Kohtunik vist ütles selle saaga jooksul sellise lause, et just selliste asjade pärast ma ei tahakski enam kohtunik olla. Mille kohta see lause oli? Ma päris täpselt ei mäleta, aga ma arvan, see Leksel oli see, et
ikkagi mindi nagu ma arvan isiklikuks selle mingites episoodides ja käisid vanemad ja vanaisad tunnistamas. Jah, seal käisid kõik ju pereliikmed käisid läbi niimoodi ja ikkagi selles mõttes kui ei ole asja sees ja kohtunik on tegelikult ka ju kõrvalt vaatlev ja ta ei ole ju selles mõttes asjaga seotud olnud isiklikult tasandil. Ja ilmselgelt ma arvan, on inimesel kõrvalt ikka keeruline vaadata seda, kui nii-öelda kunagised lähedased inimesed omavahel nüüd niimoodi suhtlevad nagu suhelda. Aga ju seda oli ka ikkagi vaja, et kogu sellest rahade rägastikust ennast läbi murda, kellele mis kuulus, mis seltsing, mis ei ole seltsing, et need detailid ju aitavad kaasa mingile suuremale puslele, mis eile siis vormus selle otsusega. Ilmselgelt jah, et ega selles mõttes ju ega Eesti spordi õigussüsteem on ju ka selline nagu ta on, et ilmselgelt siin mingid näited tulevikuks saavad olema ja võib-olla asjad, millest lähtutakse mingite järgnevate otsuste tegemisel. Et jah, aga mõtlen kokkuvõttes ju ka, kui siin see ma ei tea, otsustati 211 000, mis nii-öelda Kelly raha nüüd on, samas vaadata, mis advokaadikulud Tõnis Sildaru kanda jäid, pea teine 200 000 kokku, et tegelikult need kulud ja summad ja ühesõnaga selge on see, et kui need kokkus ka kulud on nii suured, siis on nagu raske midagi nagu reaalselt võita selle. Aga hetkel paneme siis tänasele saatele punkti ja jälgime seda saagat, mis arvatavasti jätkub edasi ja kajastame seda sama intensiivselt. Jah, sõltub, et on ju, kas sinna lastakse ligi või lasta, et mis need nii-öelda kohtu otsused on. Aitäh, kuulasite, kena päeva! Nägemist!